Kui me tavaliselt Makital külas olles räägime erinevatest tööriistadest, siis seekord tahaks rääkida akudest. Ja akudest rääkida just selles võtmes, et täna on turul saada väga palju erinevaid akusid, mis toimivad Makita tööriistadega. Enamus nendest loodetavasti on originaalakud, mille peale võib üsna kindel olla, mis on kvaliteetsed, kuid on saadaval ka päris palju selliseid akusid, mis on järele tehtud, võltsitud. Ja tihtilugu on tegelikult tarbijal üsna keeruline aru saada, et mis on originaal ja mis on võltsing. Teine mõte, mis tarbijal võib tekkida, on see, et aga las ta siis olla võltsing, ma saan ju aku, mis teeb samamoodi nende seadmetega tööd, mis on lihtsalt oluliselt soodsam. Aga mina juhiksin siin tähelepanu nüüd mõnele aspektile, miks see ei ole hea mõte. Algatuseks mul on käes 2 akut, millest üks on originaal ja teine on võltsing. Siin on nüüd tõesti näha, et ega siin ei saagi tarbija aru saada, et milline on originaal ja milline on võltsing, kuna siin on see otseses mõttes ka kaubamärk ei kasutatud siis ebaseaduslikult. Lihtsam on siis, kui on müügil näiteks selline aku. Sellise aku puhul ei ole siin peal Makita kirja, mis tähendab seda, et otseselt ebaseadusliku tootega tegemist ei ole, küll aga siin sees on hoopis mingi teine sisu kui Makita akudel. Kui me räägime nüüd akude sisust ja erinevusest originaali ja analoogi vahel, siis tegelikult siin on mõned akud ka lahti võetud ja kui me juba peale vaatame, siis me näeme, et erinevus on päris suur. Silmaga nähes kõigepealt need aku elemendid, mis siin sees on analoogi puhul ei ole niivõrd palju kaitstud kui originaali puhul ja teiseks, kui me vaatame seda mikrokiipi, mis kogu seda aku tööd juhib ja mitte ainult aku tööd, vaid ka aku laadimist, siis ühel juhul me näeme ikkagi üsna keerulist elektroonikat ja teisel juhul üsna lihtsalt elektroonikat. Miks see on oluline? Mis on vahe? Algatuseks elemendid. Aku elemendil ja elemendil nad võivad välja näha täpselt sama suured, täpselt sama kujuga, on tegelikult vahe sees. Üks element on kvaliteetsem ja teine on vähem kvaliteetne. Ja loomulikult analoogaku puhul on ju eesmärk igat senti kokku hoida, seega iga element, mis siia sisse pannakse, peab olema soodsam, kui turul võib olla need kõige paremad elemendid. Makita originaalakudel loomulikult kasutatakse neid kõige paremaid. Oluline märksõna aku elementide juures on sisetakistus. Mida väiksem on sisetakistus, seda parem, seda kiiremini saab ja efektiivsemalt saab voolu akust kätte ja tööriist töötab kauem ja paremini. Kui on sisetakistus liiga suur, siis sealt seda energiat nii kergelt kätte ei saa, mis tähendab seda, et sa ei saa selle akuga nii kaua ka tööd teha, sa ei saa sealt sellist voolu tugevust kätte ja lisaks see kuumeneb kiiremini. Ja kui me räägime juba kuumenemisest, siis me hakkame rääkima tegelikult ka tuleohust. Aga ennem kui me läheme ohtude juurde, vaatame veel selle laadimise osakonna üle. Laadimisel tegelikkuses aku suhtleb laadijaga ja laadija hindab, kas aku on piisavalt hea tervise juures, et seda võib üldse enam laadida või takistab ta selle laadimise ja ütleb, et aku on vigane. Teine asi, laadimise ajal on vaja kogu aeg jälgida, mis akuga toimub, et ei toimuks üle kuumenemist, et ei toimuks üle laadimist. Samamoodi selleks on tegelikkuses vaja, et oleks hea ühendus akuga olemas. Mis tihti analoogakude mure on see, et nendel on küll tehtud sisse see kavalus, et aku teeb selle esimese käepigistuse laadijaga ära, ütleb talle, et see on okei aku, ta on hea tervise juures, seda võib laadida, aga tegelikult sellel akul puudub informatsioon, kas need elemendid on siin hea tervise juures või ei ole hea tervise juures. Ja temperatuur on akude juures, ma ütleks, niisugusel kesksel kohal olev näitaja. Sellest sõltub aku efektiivsus, sellest sõltub aku ohutus. Nüüd Makita originaalakudel on väga head temperatuuriandurid, mis on nii-öelda nende aku elemendi pakkide vahele suunatud, mis tähendab seda, et informatsioon tuleb aku südamest. Nüüd analoogakude puhul on probleem selles, et seal tihti ei olegi temperatuuri andureid. Ja mõnel juhul, kui see temperatuuri andur on, siis ta on selline kerge andur, mis on siin kuskil pakkide peal aku kesta välisküljel, mis tähendab seda, et see informatsioon, mida siis see kontroller saab, see on tegelikkuses vale. Kui me räägime veel nendest kontrolleritest, siis mitte need kontrollerid ei suhtle ainult akulaadijaga, vaid nad suhtlevad ka tööriistaga. Ja üks oluline asi liitiumakude juures on see, et nende pinget ei tohi liiga madalale lasta, sest liiga madalale lastud pinge, kui seda korduvalt teha, see lühendab aku eluiga. Ja tihtilugu nendel analoogakudel sellist kontrollmehhanismi ei ole, mis siis tähendab seda, et sa võisid saada küll selle aku oluliselt soodsamalt, aga ta kestab ka oluliselt vähem aega. Makita akudel on kõige
kõikidel need kontrollerid peal, nad suhtlevad tööriistaga ja tööriist lõpetab töö ennem kui vool siis liiga madalaks läheb. Ja kui me juba räägime sellest aku hinnast ja sellest, et analoogid on soodsamad, siis siin on teine asi, mida kah kaaluda. Nimelt see, et sa ei saa kunagi olla kindel, et kas see 6 ampertunnine aku, mis sa ostad analoogi, kas see tegelikult on 6 ampertunnine või on see 2 ampertunnine või 3 ampertunnine, sellepärast et seal taga ei ole sellist kvaliteedikontrolli ja seal taga tegelikkuses on pigem ju eesmärk teha midagi soodsalt ja müüa suures mahus. Samas, kus Makita ei saa endale lubada suure ja hea kaubamärgina seda, et ta müüks midagi, mis ei ole tõsi. Selle loo ma tahaksin lõpetada tuleohutusest rääkimisega. Jah, see on väga väike võimalus, et see analoogaku nüüd ise põlema süttib laadimis, see on suurem kui Makita originaalakuga. Küll aga võib akudega igasuguseid õnnetusi juhtuda, ka originaalakuga. Ütleme siis tõesti, kui keegi kogemata siit naelapüssi naela läbi laseb, siis ei ole vahet, kas see oli sul originaalaku või oli see analoogaku. Suure tõenäosusega sellest tulekahju tulla võib. Mida siis teha? Liitiumaku puhul seda tuld pidurdada on praktiliselt võimatu. Seega esimene eesmärk võiks olla saada see aku eemale kõigest muust, mis võib põlema süttida. Kui võimalik, võtta vabida peale, viia õue keset oovi, nii et teisi asju lähedal pole, lasta tal lõpuni põleda. Kui see ei ole võimalik, siis äkki teil on käepärast veeämber, kus on palju vett, see aku sinna sisse visata nii, et ta oleks kindlasti üle nii rohke vee all. See samamoodi pidurdab seda võimalikku tulelevikut mujale. Küll aga seal vee all ta podiseb ja põleb ikkagi lõpuni. Tuletekk võib natuke asja pidurdada, aga suure tõenäosusega teie kodune tuletekk ei takista selle tulelevikut. Metallkast samamoodi aitaks pidurdada tulelevikut kõrval olevatele objektidele, aga ka ei kustuta seda tuld. Ehk siis eemaldage aku kõigest põlevast, minge ise ruumist välja, sest et gaasid, mis aku põlemisel tekivad, on erakordselt mürgised. Ja kuidas olla kindel, kui te aku ostate, et see kindlasti ikkagi on originaalaku. Ostke lihtsalt aku õigest kohast Makita volitatud edasimüüjate juurest.